Nii armas, Natju. Tere tulemast podcasti. Tere! Täna on meie aastapäeva osa. Jaa, crazy. Ja täiega. Esmalt jumal siis kõik muu. Kolm osa tegelikult. Ja kui meie esimene osa oli esmalt jumal siis kõik muu, siis esimese aasta osa ja nüüd teise aasta. Et võtame selle traditsiooniks, et kui aasta on täis, siis tuleb esmalt jumal siis kõik muu. Siis tuleb tagasi panna jumal esimeseks. Mitte, et ta kunagi oleks mujal kohal olnud. Aga jaa. Ei, täiega uskumatu mõelda, et jälle on aasta möödas nagu. Jaa, wow. Kiiresti läinud tegelikult. Jaa. Mul on küll, ma ei tea, kuidas sul on, aga mul on küll tunne, et nagu esimene aasta oli siuke, no sa ei ole kunagi aasta aega teinud podcasti, on ju, siis sa nagu kind of avastad seda ja siis järsku teine aasta nagu lendas mööda lihtsalt. Et see uskumatu, kuidas see järsku jälle on aasta läinud, on ju. Wow. Täiesti. Aga kuidas sinu nädal läinud on? Aitäh küsimust, minu nädal on läinud väga hästi. Üsna tempokalt pean tõdema, et kevade periood on olnud selline töökas, tihe, väga hea. Me saime kohtuda, meil oli suur au see nädal kohtuda ja jutustada, võib-olla varsti ka kaameras jutustada, eks te näete, apologeetidega Sam Raju ja Paul Copen. Nad olid väga vahvad mehed. Copen, ja hästi kihvtid inimesed. Et selles mõttes on olnud igati tegus, aga eks see nõuka ettevalmistus kõige muu keskel on ju, et selles mõttes ma arvan, et hea, aga produktiivne nädal on olnud. Kuidas sinu nädal läks, musi? Ka väga kenasti, korraldan täiega Vabahoiumala teenistusi. Tuleb siis 27. juuni Keila laulu väljakul, 11. juuli Mustamäe Männi pargis. Korraldus toimub täies hoos. Ütleme, et ma ei ole kunagi nagu varem koordineerinud nagu nii, ta on nagu suur üritus, aga et on 2 üritust veel. Aga no nii suurepärane tiim on ja ma näen, kuidas Jumal juhib seda kõike. Ja vahepeal on ikka nagu kergelt võtad stressi enda kanda, on ju, et apikene, kus siin ei ole asjad tehtud, issar küll, aga siis sa oled nagu, et ei, see on Jumala asi, küll tema hoolitseb selle eest ja siis annad jälle asjad Jumalale ja ma lihtsalt ma usun, et sellest tuleb midagi väga armast ja ma ei taha nagu liiga palju ette mõelda sellele, ma ei taha nagu liiga palju võib-olla unistada, et mis nüüd see üritus tuleb või palju inimesi sinna tuleb ja niimoodi, on ju. Et ma lihtsalt kuulatan Jumalale, korraldame tiimiga ära selle ja paneme selle struktuuri paika ja ma tean, et Jumal tuleb siin oma vaimuga ja ta teeb, mis ta iganes tahab teha. Amen. Ja meil pidi tegelikult tänane osa tulema, või siis eilne osa pidi tulema tegelikult külalistega siis Sam Raju ja doktor Paul Copeniga. Kahjuks meil mikrid natukene jukerdasid ja me üritame need asjad korda saada, aga loodame, et varsti on nad meil siin ekraanil olemas ka. Ja mul on nii hea meel, et meil on 2 aastat täis juba, me oleme saanud 2 aastat teha podcasti. See on selline privileeg ja selline nagu, ma ei tea, ma täna hommikul kirjutasin need küsimused valmis ja siis ma mõtlesin, et issar, kui äge tegelikult, et vaata, me saame olla selles nagu kaasas kõiges. Et see, kuidas Jumal on puudutanud läbi selle podcasti inimesi ja kuidas inimesed on tulnud päästele, on tulnud tagasi Jumala juurde. Inimesed, kes võib-olla lapsena käisid koguduses ja siis kadusid ära, aga nüüd tulid tagasi Jeesuse juurde. Ja Jumal nagu tõmbab inimesi ja see on täiesti hämmastav tegelikult ja ma olen nii tänulik, et me saame kaasas olla sellega ja me saame nagu osa olla sellest, et Jumal on kinkinud selle võimaluse, et me saame siin olla teie ees, jagada oma tunnistusi, oma mõtteid usust ja kuidagi ja lihtsalt Jumal kõnetab inimesi. See on nii lahe. See on tõeline eesõigus olla nagu selle kõige keskel. Ma ei tea, sest et see tunne on vahetevahel selline, et nagu, kuidas ma ütlen, et no nagu vaata ka ürituse korraldamisega, et sa kohe mõtled, et kas mina teen piisavalt, aga siis sa näed, kuidas sinu võimekusest ja pingutusest võib-olla hoolimata Jumal selle keskel loob mingeid asju ja teeb toob inimesi, kõnetab ja toob esile ja tõstab ja see on nagu hämmastav ja siis sa saad istuda tagasi ja nagu meil on nii, selles mõttes on seda nii tore vaadata ja nagu nii värskendav vaadata, sest et sa lihtsalt nagu kind of paned nagu nojatud taha pingile ja vaatad lihtsalt, kuidas Jumal töötab. Ja see on nagu cool, sest sa saad aru, et see üldse ei sõltu sinust. Räägiks natukene võib-olla sellest, kuidas meil see aasta läinud on. Sest et aasta on olnud tegelikult ikkagi 365 päeva, et ikkagi pikka aega, et
nagu need aastad on, 12 kuud ja 48, ei, mis ta 52 nädalat. Ühesõnaga see aasta, ma arvan, et meil oli väga palju sellist, inglise keeles on sõna turmoili või, et sellist, ma ei tea, mis see tähendab. See on nagu sükst maavärinat või, et meil oli hästi palju nagu muutuseid elus endal. Me kolisime oma enda majja, meil oli tervisega erinevaid võitlusi erinevatel tasemetel, meil oli perega igasuguseid küsimusi asju, me käisime raseduse katkemise üle, et need on kõik nagu asjad, mis paratamatult nagu mõjutavad sind ja siis ka usuelu, jaksamist, tervist, kõiki neid asju ja selles mõttes ma arvaks, et selle kõige keskel minule tegelikult kõige teravamalt on paistnud silma Jumala arm kõige selle keskel. Mõnikord on nii lihtne nagu nii hea keskel minna uhkeks kui ka halva keskel lihtsalt kritiseerida Jumalat. Ja siis mitte märgata seda, et kuidas Jumal tegelikult hoolitseb, aitab ja toetab ja on olemas ja juhib ja tervendab ja annab energiat ja teeb kõiki imelisi asju. Aga nüüd vaadates nagu tagasi sellele aastale, on see minu arust nagu nii ilmselge, kuidas Jumal on tegelikult iga hetk nagu kaasas olnud või ta on nagu kätt hoidnud ja juhtinud ja toetanud ja seal olnud ja see on olnud üks suur tema armu poolt nagu kaetud aasta. Et kõikides võitudes me saame tänada Jeesust sellest, mis ta on meil andnud ja kõikides raskustes me saame tänada Jeesust, et ta on olnud seal koos meiega. Et selles mõttes ja aidanud meil nendest asjadest üle olla, et ma arvaks, et ma ütleks, et tegelikult see aasta on olnud meil väga tihe. Aga ma arvan, et see on olnud üks väga suur Jumala armu aasta. Mina karakteriseeriks vähemalt seda aastat niipidi. Kuidas sa tunned? Ma arvan, et üks suurem asi, mida mina see aasta õppisin, oli see, et kui vähe on sõltuv minust ja kõik on sõltuv Jumalast. Et käies mingid väga rasked asjad läbi ja operatsioonid ja terviseasjad ja mul on see aasta 2 operatsiooni nagu lihtsalt tulid ja mingid täiega tervisejaamad on, millest ma lihtsalt ei taha rääkida, aga ja siis raseduse katkemine ja nagu nii palju asju juhtus, mis nagu kuidagi nagu elu mõttes surusid maha, et nagu su oma elu käis nagu täiega august läbi, on ju. Ja samas ma tundsin, et Jumal, aga mul on kõik stabiilne. Et mingitel hetkedel ma nagu väsisin ära, sest et lihtsalt nagu kui elu nagu siin nii palju maha peksab, siis kuidagi sa väsid vaimulikult ka lihtsalt ära. Ja ma avastasingi, et nii huvitav, et näed, et ma ise tundsin ennast küll täiega maas ja vaimulikus mõttes ka maas, aga siis olid mingid podcasti osad, ma mäletan just sügisel, kui meil see nagu kõik juhtus, on ju, ja siis me kuidagi moodi, ma ei tea, kuidas me jaksasime neid podcasti osasid teha, ma arvan, et see kõik oli lihtsalt Jumala juhitud ja Jumal vaatas, et need asjad saaks ülesse ja nagu saaks tehtud. Ja siis, kui ise oli siuke tunne, et nüüd on vaimulikult nagu täiesti maas ja siis mingi läks vist pool aastat mööda või midagi siukest, kuidas inimesed hakkasid kirjutama, et näed, et see sügisel ma hakkasin kuulama teie osasid, ja siis nüüd ma sain päästatud. Ja kes tuli Jumala juurde, kes sai aru, et Jumal on päriselt olemas, kes sai juba täiesti päästatud, et oli nagu erinevaid lugusid, aga nad kõik hakkasid nagu sügisel kuulama, või tulid sügisel podcasti just siis, kui nagu ma ise tundsin, et Isver, nagu, kes see veel kuulab meid üldse, Endal oli kõige raskem. Jaa, aga see ongi see, et nagu sa oled ise nagu maas oma asjadega, ja kuidagi siis sa oled nagu väsinud kõigest. Ja. Et aga kuidagi see inimlikkus, ma ütleks, et nagu ma ei tea, võib-olla see väsimus lihtsalt võttis ära kõik selle takistuse, et Jumal saaks nagu vabalt teha. Sest mul oli ka nagu täpselt see sama tunne, et sa istud selle podcasti taha tagasi, sa tunned, et sa ise ei jaksa. Et ainuke viis, kuidas sa arvutab, on see, et Jumal tuleks ja teeks midagi. Ja ma arvan, et ka selle nagu lootuse, ootuse panek Jumala peale, et kuule, see on täiesti sinu asi ja meil ei ole mingi probleem tunnistada, et see on täiesti sinu asi, sellepärast, et me ilmselgelt ise seda nagu teha ei suuda. See tootis seda, et Jumal päriselt kõnetas inimesi, meid ennast ka. Ma arvan, et ma olen ise selle aasta jooksul saanud nii palju rohkem Jumala käest, kui ma olen oodanud läbi nende podcastide tegemiste ka. Et nii mõnikord, siis kui sina räägid mõnikord, ma istun ja olen täiesti pahviks löödud ja nagu tunnen, kuidas Jumal räägib. Mõnikord sa ise räägid mingid ideid ka, mis sa oled nagu mingi, wow, kus kohas see veel tuli, et seda küll kuskil siin märkmetes kirjas ei olnud, et nagu Jumal, what, aga sa saad nagu jällegi, kõigest sa näed seda, et see on kõik nii Jumala juhitud ja tehtud asi. Et see on, ja kogu au läheb temale selle eest.
see on nagu nii cool tegelikult. Jaa. Aga jaa, ma arvan, et selles mõttes on olnud üks huvitav teekond. Ja eks me vist õpime järjest rohkem ja rohkem nagu Jumala peale toetama nendes asjades ka. Mis on sinu üks lemmikosasid, mis me see aasta filmisime? Mul oli nii mitu osa tegelikult, mis väga lemmikud olid. Mulle väga meeldis see vaimulik sõjapidamine, mis me tegime. See oli kuidagi, läks nii voolavalt, kuidagi nii informeeritud, aga samas nii voolav ja samas nii kuulatav. Et see ei olnud nagu loeng, aga ta oli nagu mõnus kuulatav või nii palju, kui ma tagasisidet olen saanud. aga see mulle meeldis ja see andis endale ka väga palju. Ja teiseks mulle väga meeldis Mardiga osa vaimuskäimine. See on nagu üks osasid, mida ma olen nagu pidevalt iga mingi aja tagant kuulan uuesti üle. Et kuidagi oli tunda Jumala vaimu selles ja kuidagi kõnetas ennast ja toitis ise ennast ka ja et kuidagi mulle meeldivad ka nagu väga paljud osad, mis me teeme või süke. No muidu me ei teeks nagu, kui neid üldse ei meeldiks, aga mis sinul olid? Ma ausalt öeldes kipun nõustama, sest et kui sa vaatad nagu tagasi, ma ei ütleks, et ükski nädal me tegime osa, kus sa lähed mornilt ära, mõtled, et loodame, et see siis vähemalt teistele meeldib, on ju, et nagu et me oleme iga kord, kui meil on olnud süke tunne, et see ei olnud see osa, siis me oleme pannud topelt efforti uuesti teinud või paremini teinud või nagu sellepärast, et me nagu ikkagi tahame, et see asi, mis me räägime, et see kokku tuleks ka selline, et meile meeldib see. Ja selle tulemusel me oleme tootnud palju osasid, mis meile endale ka meeldib, on ju. Et ma arvan, et see on nagu selles mõttes väga äge. Mina ütleks sama asja, mulle väga meeldivad tegelikult viimased osad, mis me oleme teinud, näiteks see sama särasilmne kristlane ja kõik need, sellepärast, et ma olen tundnud kuidagi seda, kuidas Jumal järjest rohkem ja rohkem kõnetab. Nii läbi minu kui läbi sinu, järjest rohkem tulevad mingi originaalseid ideid, sükseid ägedaid asju ja kuidagi tunned Jumala vaimu liikumas hästi nagu eredalt. Ja ma arvan, et need viimased osad on olnud eriti ägedad. Aga mulle meeldis ka ülistusosa, sest see oli natuke teistsugune ja mulle meeldis... Jaa, me tegime ülistusosa. Just, täpselt. See oli natuke teistsugune, juba planeerime uut, ärge muretsege, tuleb veel. Aga lihtsalt, et see oli midagi teistsugust ägedat ja mul on hea meel, et see sai nii palju positiivset tagasisidet ka. Et see nagu läks inimestele meelde ja korda. See oli nii äge, sest see oli teistmoodi vaata, nagu muidu me oleme podcasti formaadis, on ju, aga et ausalt tahaks, et podcast liiguks nagu, et podcasti osad jäävad ikka iga nädalaselt siia, on ju, aga et siia nagu juurde lisanduks veel asju. Et see on see nagu lõppvisioon. Täpselt, et sellest tekiks nagu täitsa eraldi teenistus. Okei, räägime liiga palju infot juba välja. Ja, täpselt. Kui Jumal lubab. Aga, et selles mõttes on olnud palju häid osasid tänu Jeesusele. Räägime ka natukene rohkem sükestest, võib-olla sisuküsimustest, et ma hea meelega küsiks, kes on sulle olnud usu eeskujudeks ja mida sa oled nendelt õppinud? Ma arvan, et esimene usu eeskuju on mu abikaasa, sellepärast, et ja täitsa nagu tegelikult siiralt ja ausalt, sellepärast, et sa oled kõige lähem inimene, keda ma näen, kes on nii praktiseeriv ja pühendunud Jumala inimene. Ja ma näen seda nagu iga päev, nii et siis kui me räägime piiblist ja asjadest, mulle nii meeldib piiblist rääkida, siin on ka usust rääkida kõikidest asjadest, nagu elada usku koos sinuga, vaata. See on midagi nagu ägedat ja mõnikord, kui endal, oled madalpunktis või ei taha usust midagi kuulda või oled sükest raskes kohas, siis see, et sul on teine inimene kõrval, kes on tegelikult ka siiralt usklik inimene, päriselt ka palvetab ja päriselt ka loeb piiblit, see on nagu see on nii oluline, see on nii abistav ja see on nii hea, et nagu ma ütleks, et esimese asjana ma näen nagu seda, ma näen sind sellepärast, et sinu eluviljad nagu matchivad sellega, mida sa räägid ja see on väga oluline ja mul on nagu ülilahe nagu seda näha. Ja siis on üks hulk jutustajaid, näiteks ma ütleks, et mu isa on kindlasti üks usu eeskujudest, mu ema meie pastorid Allan Kroll, Hedi Kull, Allan on mitte pastor, aga piiblikooli direktor ja siis on veel igasugused ägedaid mehi meie kogudusest, erinevatel teenistuste juhid, kellega ma koos alati vaatan ja suhtlen. Ma ütleks, et hästi palju ma vaatan rohkem Eesti ringkondades eeskujusid, sellepärast, et me nagu päriselt tunneme neid inimesi. Et nii lihtne on vaadata mingit, ma ei tea, Greg Rochelle, ülilahe mees on ju, väga hea jutlustaja, mulle väga meeldib ta, mulle meeldib, kuidas ta jutlustab, kuidas ta mõtleb ja mulle meeldib, et tundub, et tema eluviljad väljendavad seda ka, kes ta on, et mul ei ole põhjust kahelda selles, aga mul puudub isiklik kontakt temaga. Nii et mul on võib-olla vahetevahel raske nagu
suhestuda temaga õigel viisil. Nii et mulle meeldib neid eeskujusi vaadata rohkem inimestega, keda ma nagu tegelikult ka tunnen, sest et ma näen nende inimlikkust, nende inimlikkuse keskel seda, kuidas nad Jumalasse suhtuvad. Ja see on minu jaoks nagu oluline asi, mida usu eeskujuna nagu vaadata. Et ja selle läbi ma arvan, et neid on palju, neid on mitmeid, kelle poole ma nagu vaatan ja mõtlen, et tahaks ka siuke olla. Aga jah, mul oleks umbes nii pidi. Kuidas sinul? Ma väga nõustun selle punktiga, et nagu ma olen ka hakanud vaatama pigem inimesi selle järgi mitte ainult, mida nad räägivad, vaid ka see, kuidas nad elavad. Et kas see nagu, et jah, mis on selle elu viljad? Kas need vaimuviljad väljenduvad nende elus ja kuidagi selle järgi nagu vaatad seda eeskuju. Aga see on nii oluline nagu ümbritseda ennast nagu mentoritega ja väga nagu sükeste heade kristlastega, kes kuidagi nagu pühendunud kristlased, selles mõttes, et me kõik teeme vigu ja me kõik eksime mingites asjades, isegi su suurimad mentorid lähevad, panevad pange mingite asjadega, aga on siiski oluline, et me ümbritseks ennast inimestega, kes pühendunult otsivad Jumalat, pühendunult otsivad Jeesust, et kes nagu võitlevad selle nimel, et panna oma silmad iga päev Jeesuse peale. Just, täpselt. Et meil on vaja neid inimesi enda ümber. Täpselt. Seepärast, et näita mulle, kes su sõbrad on ja ma näitan sulle, kes oled sina. Tegelikult kõige pesuehtsam eesti keele minu arust see vana sõna, eks ole. Aga see on õige. Ja paratamatult inglise keeles on nii kena see, et siuke väljend nagu it rubs off, hõõrdub külge, jääb külge see. Paned niimoodi, et kui kõik ümber panevad oma silmad Jeesuse peale, siis varem või hiljem sa hakkad seda sama tegema. Paratamatult. Ja see on hea seltskond, sellepärast ongi kristlik osadus nii oluline. Aga kus sa tunned, et sina oled möödunud aastaga kõige rohkem kasvanud vaimulikult? Mina näiteks tunnen, et ma olen kasvanud kõige rohkem selles, et ma näen, ma arvan, et ongi see sama asi, et ma näen Jumala armu märksa rohkem erinevate kohtade peal. Ma arvan, et erinevad raskused, katsumused, võidud, kaotused on toonud seda, et sa mõistad sügavamalt Jumalat ja Jumala nagu liikumist. Ja ma arvan, et see on nagu koht, kus sa võid vaadata sa õpid nende asjade keskel seda, et sa võid vaadata eluolusid ja kusjuures ka võitude keskel, sa võid vaadata näiteks seda, et et ma ei tea, tahtsin seda saavutasingi selle, küll ma olen tubli ja tugev ja panen, taon endale nagu rusikaga vastu rinda, ja võib-olla isegi oleks vahetevahel alus sellest, aga nagu lõppude lõpuks, kui sa õpid nii selle keskel, kui ka nendel rasketel momentidel nagu tegelikult ka nägema Jumalat ja Jumala armu selle teekonna keskel ja sellest, et see võit saavutati tänu Jeesusele, see kaotusest tuldi välja tänu Jeesusele. Et kui sa nagu õpid neid asju niipidi nagu nendesse suhestuma, sa näed nii palju rohkem seda, mida Allan Krõll kunagi jutlustas nii kenasti, kus ta ütles, et sa saad aru, et sina ei ole enda elu peategelane. Ja sa hakkad nagu sellest aru saama, et see on väga palju rohkem juhib sinu elu Jeesus, kui see, mida sina nagu arvad või teed. Ja see on, kuigi otsustusvõime on alati sinu käes. Ja sinu käes on nagu, sina pead otsustama õigesti asju. Aga lihtsalt see, kuidas ma ütlen, sa märkad Jumala armu nii palju rohkem. Ja ma arvan, et ma olen õppinud märkama Jumala armu erinevate asjade keskel. Ja see on olnud tohutult nagu õpetlik. Seepärast, et jällegi sa väga hakkad ümber hindama oma enda ressursse ja oma enda võimekust tänu sellele. Ja siis sa tõesti esmalt küsid Jumalalt abi ja siis hakkad tegema mingeid asju. Ja siis tihti asjad tulevad välja, sest et sa palud, et Jumal aitaks. Et siis nagu asjad arvutavad hästi. Ma arvan, et ma olen ise kõige rohkem kasvanud selles asjas. Kuidas sinuga? Ja sul on väga head mõtted näite. Ma arvan, et kuna see aasta oli kuidagi selline ellujäämise aasta minu jaoks ja kuidagi vee peal püsimise aasta ja et sa õpid toime tulema ja asju tegema nagu kõige elu keskelt, on ju, et siis minu jaoks ma arvan, et Jumal kuidagi juhib mind tagasi sellesse tulisusse. Ja mis on päriselt tulisus Jumala järgi? Et kuidas sa ehitad päriselt seda püsivat lõket enda sees ja seda südant, mis tuksub Jumala järgi ja neid silmi, mis ainult vaatavad Jeesust ja tahavad ainult vaadata Jeesust. Et kuidas sa päriselt ehitad seda püsivat lõket siia sisse, on ju, mitte lõket, mis saab salvrätikutega põlema panna ja siis kustub väga kiiresti, on ju, vaid lõke, mis nagu päriselt püsib
su sees. Et see tulisus ei ole lihtsalt emotsioon või tunne või et see on nagu mingi eluviis. On see nagu tulisus Jumala järgi, et see on nagu kristlik eluviis. Ja ma kuidagi olen hakanud avastama seda viimase nagu mõne kuu jooksul ja ma tunnen, kuidas Jumal nagu kutsub mind rohkem tagasi sellesse, et nii nagu me podcastis alustasime, et kuidas nagu kui ma käisin tänavatel kuulutamas Jumalast ja et käisin koeraga väljas jalutamas ja siis iga päev põhimõtteliselt tuli keegi vastu, kellele ma rääkisin Jeesusest või kelle ees ma palvetasin või et kuidagi, et see oli nii äge oli Jumalaga sellel teekonnal olla ja siis vahepeal elu tuleb vahele ja sa kuidagi oled nagu maha surutud mingite asjade poolt, aga kuidas Jumal on mind sellesse tagasi tõmmanud, et et sinu teekond minuga ei ole veel läbi. Et see alles algas, et vahepeal sa nagu tunned, et sa astud mingite asjadega ämbrisse ja nagu kui palju ma saan ämbrisse astuda, et mis hetkel Jumal väsib ära minust ja ta ei taha mind enam tagasi ja ta ei taha minuga enam tegemist teha. Et kui palju ma saan ära väsida Jumalast, nii et Jumal lõpuks ütleb mulle ei või pöörab mulle ei, on ju. Et vahepeal nagu on käinud sellised küsimused läbi ja siis ma saan aru, et see ei ole Jumal. See Jumal ei ole selline. Ta ei keera sulle selga. Ta ootab sind alati tagasi ja seniks, kuni sa elad, kuni sa hingad, sul on alati võimalus pöörduda Jumala poole. Ja see on nii äge, kuidas ma jagasin seda sellest tulisuse osas ka, et kuidas see tuli nii nagu nii ägedalt, see nagu selline tulisus ja see nagu tunnetamine Jumala vastu ja ma sain aru, et ma tunnetan valesti, kui ma ei tunneta üldse mitte, et mida ma nagu kardan nii väga eksida. Ma nagu niigi eksin. Nagu niigi 20 aastat hiljem ma vaatan tagasi võib-olla nendele osadele ja mõtlen, et issand, mis asja ma rääkisin too aeg veel. Et siis ma ei saanud üldse asjadest aru, on ju, et see on paratamatu, et sa nagu niigi eksid, eriti kui sa nagu oled veel noor, on ju. et sa nagu niigi eksid ja sa ei pea kartma seda, sest et kui sa oled alandliku südamega Jumala ees ja sa kuuled temale, siis tema on see, kes sind korrigeerib ja vahepeal pead vigu tegema, vahepeal sa pead ämbritesse astuma, et õppida oma vigadest. Ja see on nii äge, kuidas Jumal on mind kutsunud tagasi sellesse nagu tulisesse teenimistöösse ja ma lähen jälle tänavatele ja jälle, kui keegi tuleb juurde ja ma nagu olen saanud nii palju neid võimalusi jagada inimestele Jumalast ja kuidagi nagu jälle tulla tagasi selle juurde, kust ma alustasin ja see on nii lahe ja see on nagu see on nii äge ja mul on nii hea meel, et Jumal on kinkinud need vabaõhu Jumala teenistused, mis suvel tulevad ja et ma saan tiimiga koos korraldada seda kõike ja me saame podcasti teha ja on tulnud nii palju inimesi Jumala juurde ja ma olen saanud mentordada inimesi ja see on lihtsalt nii äge ja olen nii tänulik Jumalale, et ta ei jäta sind, et see on nagu, need on need hingevaenlase kuidagi mõtted, mis tahavad su sisse ja tahavad su sees röövida ära seda Jumala seemet, seda Jumala tahavad nagu seda juurt välja tõmmata. Aga ära lase seda ära röövida. Just. Et see on hingevaenlane. Jumal ei tee seda niimoodi sinule. Jumal ei kutsu sind enda juurde selleks, et sind välja sülitada. Just. Või et sind minema saata. Just. Et Jumal ootab avatud kätega sind tagasi. Aamen. Täiega ja nagu kurat üritab kõike teha, et sulle võimalikult selgeks teha seda mõtet või müüa sulle maha seda ideed, et sinul ja Jumalal puudub nagu ühisosa või et Jumalal ei ole sinuga midagi ühist või sinuga pistmist midagi. See on minu arust tema nagu kõige suurem vale tegelikult, on, et üritab kangutada inimesi lihtsalt Jumalast eemale võimalikult palju ja võimalikult hästi. Ja meie tegelikult hästi lihtne, nendel asjadel on hästi lihtne vastu seista, lihtsalt lugedes Jumala sõna. Ja olles Jumalaga koos, sest et siis tema armastus ja tema arm saab nii ilmselgeks meile, et me saame nagu, me näeme seda igal pool, me näeme seda kõiges ja see on nii fantastiline.
on nii hea meel kuulda. See on nii lahe olnud ka kõrval vaadata seda kasvu ja meie mõlema puhul ma arvan, et seda nagu näha, kuulda, maitsta juurest on tegelikult nagu nii äge, et ise oled vahel nii selle keskel, siis ei näe, aga kui vaatad, kuidas kõrval inimene niimoodi kasvab, see on äge, see on cool. Yeah. Kas on olnud mõni vestlus, jutlus, raamat või inimene, kes sind sellel aastal veel eriliselt mõjutas? Ma tean, mind ennast näiteks kõige eredamalt tuleb kohe muidugi meelde sina, sellepärast, et jällegi ma arvan, et lihtsalt sellepärast, et paratamatult me oleme nagu täpselt see, mis ma enne ütlesin ka, et nii nagu sa oled ka eeskujuks olnud tegelikult, me räägime palju Jumalast ja me nagu tegelikult ka, sa sütitad mind kogu aeg usule ka. Ja ma arvan, et see on nagu minule ka nagu, see mõjutab mind kogu aeg. Ma kogu aeg mõtlen selle peale, et okei, jaa, ma pean Jumala asjadega tegelema või ma pean nagu Jumala perspektiivi siin kaaluma või kui meil on vaja näiteks teenistuseks ette valmistada, et õige, ma pean ju piiblit ka lugema või nagu, kõik siuksed asjad, et need on nagu, minu arust see on see kõige tegelikult suurem mõju ongi olnud läbi meie abielu. Ja ma arvan, et viimane aasta ma olen seda veel eriti näinud ja nagu, ja kuidagi eriliselt tänulik olen selle eest ka. Et see ei ole, ja see ei ole ainult üks moment, see on nagu terve see aasta vältel, et see mõju on olnud super positiivne ja ma arvan, et selle mõju ongi olnud tegelikult kõige suurem viimase aasta jooksul. Nii et esmalt sina. Ei, nagu mõjutusena. Vale õpetus tuleb. Täiega. Et eriti kui osa pealkirja on veel esmalt Jumal, siis kõik muu. Aga on olnud ka mingid, ütleme siuksed sutsakaid või kohti, kus on lihtsalt mingid asjad mõjutanud. Näiteks Peter Nordberg talvel oli väga hea tema jutlus, ma ei mäleta mitte midagi, aga see oli hea. Ja ta palve, lihtsalt seepärast ma olin nii väsinud, aga see palve tõmbas mind august kuskilt välja. Ma isegi ei saanud aru, kust ma ise ei saanud välja tulla ja tema lihtsalt palvetas ja siis Jumal midagi tegi ja kõik oli järsku hästi. Siiamaani ära ei seleta seda, on ju. Ja vestluseid on olnud ägedaid. Tead on olnud mittekristlastega vestluseid ka, mis on mind hästi kinnitanud ja kuidagi tugevalt üles ehitanud. Kohtusin see aasta ühe hästi suure Saksa tööstusjuhiga, kes tuli ühele konverentsile Tallinnasse, mida ma korvaldasin. Ja siis ta oli hästi, süke, kuidas ma ütlen, vaata, kõrgetel positsioonidel ilmalikud ametnikud võivad vahetevahel olla sellised külmad ja kalgid. Tema oli hästi avatud, hästi soe, hästi südamlik, hästi süke tore ja siis ta pidas oma kõne ära ja siis tuli pärast minuga koos, juhtis mind nagu saalist niimoodi tagant välja, konverents veel käis rahulikult, siis ta ütles mulle, tuli minu juurde vabandus, ütles, et tead, Naatan, anna mulle andeks, et ma pean kahjuks tagasi koju minema. Et ma lubasin, ja ma ütlesin, et ei ole üldse hullud, kas kõik on hästi, ja nüüd ütles, et tead, et ma olen oma elus, ta on juba üle 60. Siis ta ütles, et ma olen oma elus õppinud ühte olulist asja, see on see, et sa pead oma pere väärtustama rohkem kui oma tööd. Ja ma olen oma elus seda viga teinud varasemalt ja ma enam seda viga kunagi ei tee. Ja minu poeg tahab minu naisega minna koos suusareisile. Ma lähen koju, et 4 päeva koerte eest hoolitseda. Ma võiksin valetada öelda, et mul on olulisi tööasju kodus teha, aga ei, ma lähen koeri jalutama. Lihtsalt selleks, et mu poeg ja mu naine saaksid minna koos reisile puhkama. Ja midagi selles vestluses nii puudutas mind. Mulle nii meeldis see siirus ja ausus ja meil omavahel tekkis nii hea kuidagi sõbralik ja südamlik kontakt sealt edasi. Me oleme suhelnud aeg-ajalt siiani ja teinud koos mingeid projekte koos ja ta on alati olnud niivõrd avatud ja normaalne inimene. Ja kuidagi see kattus väga sellega, mida näiteks vanemad vaimulikud on meile mõlemale õpetanud, et alati väärtusta esmalt oma abielu, oma pere ja siis küll töö ja kõik muu on ka nagu sinna juurde, nagu tuleb paika ka Jumala riigi töö tuleb sinna ilusasti kõik korda. Aga et see kõik on kattunud ja kuulda seda ka ilmaliku suust minu jaoks kinnitas näiteks seda väga palju, eks ole. Et ma ütleks, et neid Jumala vaimu kaudu kõnetusi on tulnud mitte ainult kristlaste seast, aga üleüldse viimase aasta jooksul igalt poolt. Ja need on äge olnud, need on väga palju üles ehitanud ja kinnitanud ja olnud väga suureks jõuallikaks. Nii äge. Vot umbes siuke vastus. Aga kuidas sinul? Ma kuulan praegu väga palju John Lennoxit ja tegelikult juba aastaid olen kuulanud, sest et on ühtlasi peale oma teoloogia ameti on ta ka matemaatik ja ka matemaatikuna olnud eeskujuks. Ja John Lennox on päris vana juba, üle 80 ja tal oli nii hea mõte, ta rääkis kuskil, et kuidas oma elu hästi lõpetada, et kuidas nagu vanana
mitte minna kibedaks. Et kuidas lõpetada oma elu hästi. Ja ta rääkis, et kuidas nagu ka kristlastena on nii suur ahvatlus kibestuda tegelikult. Et isegi, et sa oled kristlane, ei tähenda, et sa oleks immuunne kibestumisele. Et ja eriti vanuses ka, eriti kui sa nagu jääd ainult vanemaks ja vanemaks. Ja siis ta ütles nii hästi, et nagu asi, mis teda on kandnud ja mida ta on märganud ka teiste kristlaste juures, kes on sellised nagu vanad inimesed, aga nad on rõõmsad ja nad nagu ootavad seda, et millal nad saavad lõpuks Jeesusega ühte, et millal nad saavad lõpuks taevasse oma eluarmastuse Jeesus Kristuse juurde. Ja siis ta ütles, et see asi, mis hoiab, on see, et sul on esiteks sa hoiad alandlikku südant ja teiseks sa hoiad vaimulikke distsipliine. Jaa. Et sul on mingisugune järjepidev nagu Jumalaga osaduses olemise aeg. Ja aga sa teed seda järjepidevalt. Just. Ja et leia endale see rutiin, et rutiin ei ole halb sõna. et rutiin ei ole saatanast, et see on väga hea ja see on... Ja ma jäin kohe endal ka mõtlema, et et ma nii nõustun sellega, et kui sa hoiad seda väga head joont, kui sa hoiad seda rutiini Jumalaga, sul on mingisugune, mingid asjad, neid ei pea palju olema, sa ei pea nagu kõike vaimulikke distsipliine korraga tegema, et nüüd päev otsa ma loen ainult piiblit, siis järgmine päev ma ainult palvetan 8 tundi ja siis ma lähen ja paastun nädal aega otsa ja siis ma teen seda ja seda. Vali nagu mingi 2-3 asja, aga tee seda järjepidevalt. Just. Et kui sa jaksad lugeda peatükk piiblit päevas, teha 1 palve päevas, tee seda, aga tee seda järjepidevalt. Just. Ja see on midagi, mis kannab sind. See, et sa oled regulaarselt Jumalaga osaduses, see on ju see, kus me saame oma seda elu leiba, on ju Jumalalt. Ja see on see asi, mis tegelikult aitab meil ka nagu hästi lõpetada elus. 100% nõus ja see on nagu... See on ka see, mis su perspektiivi tegelikult muudab. Sest nii palju, vaata, just ongi see, et kogu ülejäänud maailm üritab su nagu silmi muudele asjadele panna ja su perspektiivi mõtlemist ja arusaama kuidagi mõjutada negatiivselt. Aga kui sa pidevalt oled osaduses Jumalaga, siis sind on väga palju raske mõjutada. Mida sa tahaksid näha nüüd mõeldes järgmise aasta peale? Mõtle, et me oleme aasta edasi ja siis mõtle tagasi. Ehk et kui me oleksime nüüd tuleva aasta ees, mida sa tahaksid näha tagasi vaadates nüüd tulevale aastale? Et mis võiks olla järgmine aasta saavutatud teistmoodi, paremini, uhkemalt, rohkemalt? Ma arvan, et ma tahaks näha seda, et ma olen 100% järginud Jumala tahet. Et läinud nii, nagu Jumal tahab, et ma läheksin. Ja... olgu see podcastiga, olgu see eluga nii, et ma olen jõudnud sinna kohta oma usuelus, kus mind lihtsalt ei huvita enam mingisugused maailma saavutused või asjad või et ma tahan lihtsalt järgida Jumalat ja ma tahan seda teekonda, mis Jumalal on plaanis minu jaoks. Ja ma väga loodan, et kui ma vaatan tagasi, et siis ma saan öelda, et jah, tõesti, et ma olen käinud tuliselt Jumala järgi ja kuidagi leidnud selle lõkke, mis nagu päriselt ja püsivalt sees on, et mis ei kao kuskile, et ma olen olnud Jumala palge ees. Aamen. Ma arvan, et see on väga-väga hea vastus. Ma arvan, et mul on enam-vähem sama. Ma tahaks vaadata aasta peale tagasi mõelda, et wow, kui palju me nägime ja liikusime, kui palju me olime tunnistajaks Jumala tööle. Ja, seda ka. Et ma olen ise tunnen seda ja kui sa saad istuda ja näha veel rohkem tema liikumist ja tema armu ja see ei pea olema alati, me tihti mõtleme selle peale, et me tahame näha massiga ärkamist on ju, kindlasti seda me tahame ka näha, aga ma tahan, et mul oleks silmi näha ja kõrvu kuulda rohkem ja ma tahan näha neid üksikuid lambaid ka, ma arvan, et seda kindlasti ja tõesti teha Jumala tahet kõiges. Ma arvan, et see on väga oluline, väga äge eesmärk. Amen. Ja ma soovin ka meie kuulajatele, vaatajatele ka, et aitäh, et te olete olnud meiega need 2 aastat siin. Aitäh, et te kuulate, et te vaatate, et te toetate seda kanalit ja
ja lihtsalt nii äge on, et te olete kaasas selle kõigega ja me väga loodame, et need osad on teile julgustuseks ja toetuseks ja aitavad teid tuua Jumalale lähemale ja lähemale. Aitäh, et te olete olnud selle kõigega kaasas. Aamen, täiega. Ja näeme siis juba järgmine kord.